Nädala alguses ja täna olid vähekindlustatud tartlased oodatud Pauluse kirikusse jõululõunale. Kokku pakutakse jõulupraadi 1000 inimesele. Ma juba ammu küsisin nende Pauluse omade käest, kas jõulupraadi ka tuleb ja siis nüüd sain teada, käisin eelmine kord ka ja nüüd ka käisin. Kuidas teile tundub, et on tänavu rohkem inimesi ka siin? Ma arvan, et on üsna sama palju nagu alati on olnud. Aga alati on olnud ka nii, et teisel päeval on rohkem kui esimesel päeval. Seda ilmselt selle tõttu, et info liigub paremini. Kui see jutt lahti läheb, et kuskil pakutakse tasuta lõunat, no see ei ole tavaline asi. Ja inimestele pakutakse siin siis sellist traditsioonilist jõulupraadi, milleks on siis verivorst, sealiha, ahjukartul ja ahjukapsas. Ja nagu siin kuulda juba oli, siis inimestele ikkagi väga-väga maitseb. On see iga kord selline koht, kus tuleb jõulutunne südamesse? No loomulikult see kirik ja see on ikka väga hea, ikka tõeline jõulutunne tuleb siin peale. Ja sõidab saanikene, vaisa kell lööb tillad alla üliansasti. Aga miks siis kodus jõulupidu ei ole? No vaesuse tõttu ei ole mul midagi. Mul oli see gaasipliit juba 20 aasta ja... No ikka need, kellele on sellest rõõmu, nad siia tulevad, teised lähevad restorani ja valivad, mis neile seal meeldib, aga kellel seda võimalust ei ole, kes seda luksust endale lubada ei saa, tuleb siia Pauluse kirikusse ja on väga tänulikud ja rõõmsad. Seda, et toidupoes käimine muutub iga nädalaga aina keerulisemaks, sest hinnad aina kasvavad, tõdesid paljud jõululõunal osalenud tartlased. Niimoodi prauhtipoodi minna ei saa, et mõtled, et ma nüüd ostan seda ja seda, siis pärast on arve niisugune, et imestad jälle, aga et tuleb kalkuleerida. Ma ise elan Anne linnas, et ma käin põhiliselt Maxima poes, et seal nii kallis ei ole. Mis te tavaliselt siis poest ostate? No viimane kord ostsime verivorsti, saia, leiba. Et olete mõelnud, et mis on selline võib-olla nädala eelarve toidule, mis teil näiteks kulub toidu peale nädalas? No umbes 60 eurot läheb nädalas. On teil mõni lemmik toiduaine ka, mille hind on nüüd tõusnud ja seda nüüd enam väga ei raatsigi osta? Kartulisalat. ei saa seda lubada kõike, mida tahaks. No mida tahaks väga, mida lubada ei saa? Torti, suurt torti, ütleme nii. Ja. No nüüd, kui jõuluaeg tuleb, kas siis saate lubada endale ühe tordi vähemalt sel aastal? Võib-olla temaga Irinaga koos me oleme ja siis saab ikka vast. 2 peale saate ikka? 2 peale saame ikka, tuleme läbi ilusasti. Peab valima, mida osta, mida mitte osta ja nii edasi valid kas saia või majapidamistoodete vahelt. Teinekord ongi nii, et kui nõudepesuvahendit on vaja, siis jääb sai ostmata. No, tulebki nii välja, No, kuidas teie jaoks lõppev aasta läinud on? No nii ja naa. No mul on hea meel sellest, et ma sain pojale anda raha, see on ka invaliid nagu mina ja tuli duši alla ja siis küsib raha, vaata ta suitsetab. Ja siis ma sain talle anda raha ja siis tuli pojal oli sünnipäev, siis sain talle ka anda raha. Nii et mul oli sellest kõige suurem rõõm, et ma sain pojale ja poja anda raha. Nii nagu mullu serveerisid ka tänavu jõululõuna advokaadibüroo Pallo ja partnerid advokaadid. No mõte on ikkagi ühiskonnale tagasi anda, et kui meil on võimalus, siis alati aitame ja anname ka omalt poolt tagasi, et meil lihtsalt on üks põhiväärtus büroos selline, et kõik inimesed pooldavad seda ja ma arvan, töötajad tunnevad ka ennast palju paremini, kui nad tunnevad, et nad on väärtuslikud ühiskonnaliikmed. Pauluse kirikus olnud supiköök, kus ootas soe kõhutäis abivajajaid aastaringselt, kolis jaanuaris Raadile ja asub nüüd Peetri tänav 16C. Igapäevaselt käib seal söömas pea 20 inimest. Võib-olla rohkem on see tuntud varjupaiga majana, kus vältimatu abina antakse inimestele vajadusel ka riideabi ja kus on tagatud majutus, ööbimise võimalus ja samas kohas, samades ruumides antakse siis ka toiduabi inimestele, kes ise jäävad endale sooja toidu saamisel hätta. Aga ka need tartlased, kes sinna pöörduvad ise, saavad nii toiduabi kui tegelikult juba ka kontakti esmalt varjupaiga sotsiaaltöötajaga ja seal
sealt edasi ka kontakti linna sotsiaaltöötajaga ja see on olnudki selle muutuseks kõige olulisemaid eesmärke. Ja kui kõht on täis, siis saab jõulurõõmu südames siinsamas Pauluse kiriku jõulumaal, kus siis on käsitööna valminud Jeesuslapse sünnipaik Betlem. Ma soovin seda, et te leiaksite üles jõulurõõmu põhjuse. Ei ole võimalik olla rõõmus niisama, et hakkame nüüd olema rõõmsad, sellel rõõmul peab olema põhjus. Ja vaatame siia nüüd jõulusõimes, see põhjus puhkabki. Ta on olemas, minge kirikusse, seal räägitakse teile, mis on suure rõõmu põhjus, mis otsa ei saa, mis jätkub kõigile, mis kestab igavesti.